Alustame siis 10. koosseisu teise istungiga. Kohal on 17 volikogu liiget. Kolmas istung. Kolm? Jah, vastab tõele küll. Nii, aga kus see kolmas aadress? Allkirja on puudu. Marti hääl? Ei, kolmas istung. Kolmas istung on meil. Ja teine. Nii. Kuulutan istungi avatuks. Meie volikogu koosseisus on toimunud muudatused. Seoses sellega loen ette valimiskomisjoni järgmised otsused. Kuusalu valla valimiskomisjoni otsus 7. detsembrist 2021 number 20. Kuusalu vallavolikogu liikme Terje Kraanveldi volituste peatamine ja asendusliikme määramine. Peatada Terje Kraanveldi volitused Kuusalu vallavolikogu liikmena seoses tema valimisega Kuusalu vallavanemaks. Määrata Kuusalu vallavolikogu liikmeks asendusliige Enn Kirsma. Kuusalu valla valimiskomisjoni otsus 7. detsembrist 2021 number 21. Kuusalu vallavolikogu liikme Kaupo Parve volituste peatamine ja asendusliikme määramine. Peatada Kaupo Parve volitused Kuusalu vallavolikogu liikmena seoses tema valimisega Kuusalu vallavalitsuse liikmeks. Määrata Kuusalu vallavolikogu liikmeks asendusliige Helges Mändmets. Kuusalu valla valimiskomisjoni otsus 7. detsembrist 2021 number 22. Kuusalu vallavolikogu liikme Mait Grönstromi volituste peatamine ja asendusliikme määramine. Peatada Mait Grönstromi volitused Kuusalu vallavolikogu liikmena seoses tema valimisega Kuusalu vallavalitsuse liikmeks. Määrata Kuusalu vallavolikogu liikmeks asendusliige Indrek Link. Kuusalu valla valimiskomisjoni otsus 9. detsembrist 2021 number 23. Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine. Peatada Kuusalu vallavolikogu liikme Kristi Vetemaa volitused volikogu liikmena alates 9. detsember 2021 kuni 8. märts 2022. Määrata alates 9. detsember 2021 kuni 8. märts 2022 volikogu asendusliikmeks Kuusalu valla valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel valimisliidu ühine kodu samas nimekirjas valimata jäänud järgmine kandidaat Martin Urva. Siis täna nii, et annan kohe kõigile uutele kandidaatidele võimaluse lühidalt ennast teistele volikogu liikmetele ja televaatajatele tutvustada. Et palun, Enn. Tervist. Enn Kirsman, Kuusalu valda sisse sõitnud 1992. aastal. Elan Kaberla külas, töötan koolis, küll mitte Kuusalu koolis, füüsikaõpetajana. Kuusalu valla asjadega seotud novembris 1996. Helges Mändmets, nagu eest ära ka. Olen Kolgakülast ja keskmine Eesti mees oma olemuselt, oma puuduste ja juurdega. Et teen ka tööd veel siis Survettide liidus õppejõuna ja hindamiskomisjoni esimees ja Tere, mina olen siis Martin Urva, Emart OÜs juhatajana peaaegu 30 aastat olnud. Kuusalu valla ettevõtmistega ka seotud palju. Olen olnud siin majanduskomisjonis ja arengukomisjonis aastaid tagasi. Ja ühiskondlikult olen siis olnud Kuusalu koguduse juhatuse liige ja viimane oli meil siis Kuusalu ettevõtjate juhatuse liige. Et lühidalt minu kohta kõik. Tere, mina olen Indrek Link, elan ja pärit olen Valklast. Varasemalt volikogus ei ole olnud, eelmises koosseisus olin siis haridus- ja noorsookomisjoni liige. Kõik need 4 aastat igapäevaselt töötan ministeeriumis ja siis ühiskondlikest tegevustest nii palju,
hetkel siis Kuusalu keskkooli hoolekogu esimees ja kõik. Aga nüüd, enne kui me lähme päevakorra juurde, ma soovin õnnitleda Marti, kelle perre lisandus tänase volikogu istungi päevakorra projektis on 15 päevakorrapunkti. Ma küsin, et kas kõik volikogu liikmed on päevakorra kätte saanud ja sellega tutvunud? Väga hea. Kas on vaja päevakorra projekt ette lugeda? Ei ole. Siis loen päevakorra teatavaks tehtuks. Ja ma võtan tagasi päevakorrapunkti 12 ja 13, milleks on Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine ja koosseisu valimine. Et kui keegi tahaks küsida, et miks, siis vastus on, et komisjoni moodustamise tööprotsess ei ole meil veel lõppenud. Ma küsin, et kas on muutunud päevakorra projekti kohta ettepanekuid ja proteste? Ei ole. Kes on selle poolt, et kinnitada päevakord? Palun käega märkama. 17. Siis on ühehäälselt. Päevakord on vastu võetud. Kas volikogu liikmetel on avaldusi või arupärimisi? Ei ole. Lähme siis edasi. Päevakorrapunkt number 1. Kuusalu vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine. Palun tehke ettepanekuid töötasu ja hüvitiste määramiseks. Palun. Austatud volikogu, mul on ettepanek määrata Kuusalu vallavanema töötasu suuruseks 3500 eurot kuus. Samuti teen ettepaneku hüvitada Kuusalu vallavanema ametisõitusid tariifiga 30 senti kilomeeter vastavalt tegelikule läbisõidule. Ja teen ettepaneku ka kehtestada vallavanema mobiilside piirmääraks 60 eurot kuus ja see mobiilside sisaldab ka parkimistasusid. Aitäh. Kas on veel ettepanekuid? Ja kas see on alapakkumine või ülepakkumine, kuidas te olete? Ja palun, kui tohib kommenteerida. Et omades mõningat kogemust töös vallavanemana, tean väga täpselt, mida see amet endast kätkeb, milline on see vastutusmäär, milline pinge selle tööga kaasas käib. Ja loomulikult oleme kursis ka omavalitsusjuhtidele naaber oma valdades makstavate töötasudega, nii et see pakutav summa on tegelikult proportsioonis, ei ümbritsevaga ja ka minu arvates minimaalne, mida Kuusalu vallal sobiks oma vallavanemale maksta. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Kas on ettepanek? Ettepanek on hääletada. Mul on see alternatiivne ettepanek. No, alati on palganumbrist rääkida ja juures ja teised inimesed hakkavad otsustama, aga ma tuletaks meelde, et me ei jaga siin mitte enda raha, vaid me jagame valla tööinimeste teenitud tulust võetud maksuraha ja seda esiteks. Teiseks, igas ametis on kuldsed traditsioonilised reeglid, et on nagu õpipoisi aeg, on selli aeg ja siis mõned tublimad sellid saavad siis
meistriks lõppude lõpuks paljud enamik ei saa. Ja nüüd meie vallavanema puhul mulle tundub, et ta on olnud nii kaua ametis, et võiks öelda, et nagu õpipoisi aeg on lõppenud ja kuna me eelmine kord valisime ta vallavanemaks, siis võiks öelda, et ta on teinud selli eksami. Aga minu meelest on kohatu sellil, kes tööd alustab, nõuda meistripalka. 3500 on selgelt proportsioonist väljas. Ja minu meelest ei ole ka mõtet anda niisuguseid signaale meil vallas, et me loome uut valitsejate klassi ülikõrgete palkadega, kui vallainimeste raha ei ulata sinna lähedalegi. Nii et minu ettepanek on, et 1500 eurot ja olgu siis need hüvitused ka. Ja kõigepealt ju, miks me ei võiks aasta pärast tagasi tulla selle küsimuse juurde ja vaadata, et kuidas siis uus vallavanem, kes on nagu aasta ainult töötanud, on oma tööga hakkama saanud, kui asjad on paremaks läinud, vallavalitsuse töö on läbipaistvam, uusi algatusi, uued tuuled puhuvad, vallarahvas on rahul, siis ma olen esimene, kes pooldab seda palga tõstmist, aga mis puutub nüüd kõrgetesse palkadesse teistes valdades, siis minu meelest see on just positiivne, kui meie saadaksime signaali, et me ei loo seda uut valitsejate klassi ja ei tee oma valitsustes niisugusi ülikõrgeid palkasid. Aitäh! Ma pean selle ettepaneku paluma teil vormistada kirjalikult ja andke siia sekretäri kätte. Siis me saame seda hääletada. Sekretär võiks siis paberit anda mulle. Kas on veel ettepanek? Ei, pane hääletusele. Kuna ettepanekud pannakse hääletusele saabumise järjekorras, siis volikogu liikmed arvab, paneme siis hääletusele juba praegu esimese. Küsimusi saab ka esitada. Saab ikka. Aitäh. Jah. Ma eeldan, et selles päevakorrapunkti arutelul on ka arutelu küsimused. Et mul selline küsimus, et tippjuht muidugi peab oma palgaskaalast eristuma oma meeskonnast, aga kas on ka plaanis Kuusalu valla ametnike palgatõus samasuguses proportsioonis? Kellelt küsime, Terjelt? Ei oska adresseerida. Terje, on sulle selle küsimus. Kuidas Terje saaks sellele vastata küll? Volikogu otsustab valla tõusud läbi eelarve. Plaani ei ole siis tõsta? No, siin on küsimus on see, et kellele sa oled selle Margus selle küsimuse adresseerinud, et see on puhtalt eelarve menetluse üks osa ja eelarvet hetkel ta on küll volikogu esimehele üle antud, aga seda ei menetleta, et ma ei oska sulle vastust öelda volikogu liikmena. Ma küsisin just, et kas on plaanis? Et kui tohib, siis ma lihtsalt hoiakuna tahan öelda seda, et ka vallavalitsuse töötajate ametnike palgad peavad olema konkurentsivõimelised. Ja selge on see, et kui nad enam ei ole ühel hetkel, isegi mitte kui nad ei ole, vaid ennetavad, tuleb neil hoida sellisel tasemel, et meil oleksid parimad ametnikud, keda võtta on. Nii et loomulikult, et kui küsimus on see, et kas valimisliit Ühine Kodu kavatseb reguleerida vallaametnike palku, siis vastus on loomulikult jah. Aitäh! Veel küsimusi? Kas me nüüd võime panna esimese ettepaneku hääletusele? Kes on selle poolt, et eelnõusse kirjutada vallavanema töötasu suuruseks 3500 eurot kalendrikuus, isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmiseks hüvitis 0,30 eurot kilomeeter vastavalt sõidetud kilomeetritele ja mobiilsete teenuste maksumuse piirmääraks 60 eurot kuus. Tegelikult, jah. Palun käega märku anda. Nüüd
oleme sellises olukorras, et 11 poolt häält on sellel esimesel ettepanekul. Kas me paneme teise ettepaneku hääletusele üldse? Küsida, kes on vastu või kes on veel erapooletud. Aitäh. Kes on vastu? 3-4. Kes on erapooletud? 2. Kas on neid, kes ei hääletanud? Ei ole. Ei loe. Vastu, et lihtsalt kolleegile siin kommentaariks, et parandusettepanekute puhul vastu ja erapooletud hääled ei loe, loevad ainult. Jah, aga hääletusprotsess lihtsalt näeb ette, et küsitakse poolt, vastu ja erapooletud. Küsin siis, Ja mitte osaline, täpselt. Küsin siis uuesti, et kas me paneme teise ettepaneku määrata Kuusalu vallavanema töötasuks 1500 eurot. Teised punktid jäid samaks. No selle saab vastus anda ainult eelnõu esitaja, keegi teine ei saa siin vastata, et kas hääletatakse või mitte, et sul on tulnud avaldus. Paneme siis hääletuse. Mis mõtled, kui see on juba ära hääletatud, et 11 on poolt, mis me aega raiskame? Äkki nüüd on 12. Lähme edasi. Lähme edasi. Nii, summad on eelnõusse sisse viidud. Küsin veel kord, kas on eelnõu kohta küsimusi, repliike? Kas tahab keegi sõna võtta? Palun. Repliigi korras ütleks natuke Marguse jätkuks, et 20% palgatõus ja loodetavasti siis võrdsuse ja solidaarsuse printsiibilt siis ka ülejäänule valla 300 või valla kassast 300 inimesele siis mingis osas siis vähemalt tulevikus edasi kanduks. Et ma ise küll oleks eelistanud natukene rahulikumaid protsente siin palkade kasvuks, aga nii on, aitäh. On veel sõnavõtte soovijaid? Jah. Panen hääletusele eelnõu Kuusalu vallavanema töötasu ja hüvitise määramine tervikuna. Määrata vallavanema töötasu suuruseks 3500 eurot kalendrikuus, maksta vallavanemale seoses isiku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitist 30 eurot kilomeeter vastavalt sõidetud kilomeetritele, kehtestada vallavanemale mobiilsideteenuste maksumuse piirmääraks 60 eurot kuus. Kes on selle poolt käega märkanud? Kaksteist. Kes on vastu? 3. Kes ei häälet, kes on erapooletud? 2. 2, jah. Neid, kes ei hääletanud, ei ole. Päevakord eelnõu on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 2. Kuusalu vallavalitsuse liikmete hüvitise määramine. Palun tehke ettepanekuid vallavalitsuse liikme hüvitise suuruse määramiseks. Austatud esimees, lugupeetud volikogu, mul on ettepanek määrata Kuusalu vallavalitsuse väljaõpetatud vallavanem hüvitiseks 500 eurot kuus. Aitäh. Kas on veel ettepanekuid? Kas on küsimusi? Palun. Aitäh. Eelmine volikogu kui me hakkasime mehitama vallavalitsuse liikmeid, siis oli küsimusele väga vastust ei saanud. Kas nüüd on olemas vallavalitsustele liikmetele jagatud ka konkreetsemad tööülesanned sektorid? Aitäh. Palun, Terje. Ja vallavalitsuse juhina näen, et selliste väga konkreetsete sektorite jagamine
ei ole väga põhjendatud. Et meil on võimalus arutada kõiki küsimusi piisavalt arukalt, piisavalt põhjalikult ning see, ma leian, et sellisel väiksel koosseisul ei ole põhjendatud. Aitäh! Veel küsimusi, ettepanekuid, repliike? Repliik või on juba küsimuste voor läbi või? Küsi. Ma tahaks repliigi öelda, Okei, nõus. Kui rohkem küsimusi. Mul on küsimus Esitajale, ettepaneku esitajale, et kas on võrreldud ka naabervaldade vallavalitsuse liikmete palka ja miks meil on selline ettepanek? Et tõepoolest siin naaberomavaheliste vallavalitsuse liikmete palka üksikasjalt ülevaadet mul ei ole, et 500 ei ole midagi üle võlli käivat, pigem on ta tagasihoidlik. Ja otsus oli see, et me jätkame traditsiooni, et minu teada 500 oli ka siiamaani jooksis läbi, et me ei reguleeri palkasid. Et vallavalitsuse liikmed kannavad koos vallavanemaga võrdväärselt, peaaegu võrdväärselt vastutust. Vallavanem muidugi kõige rohkem. Ja nende töökohustus on peale igapäevase suhtlemise vallakodanikega ka iga nädalaselt käia tööl nii-öelda siin vallamajas, vallavalitsuse istungitel. Kas on veel küsimus? Repliike, Kristo? Jah, mina korra neid tasusid siin vaatasin, et idapoolsetel naabritel oli küll see oluliselt madalam, et kui ma mäletan, siis Aljagas oli 300 ja Kadrinas 325 äkki ja Anijal minu teada üritusega vallavalitsuse liikmeid ei ole, et seetõttu sealt ei saanud ka võrrelda. Aga jah, jälle see 20% jõulueelne tunne siin lihtsalt tasudele otsa panna ei tundu ka mõistlik. Täna siiani 400 eurot olnud hüvitis oleks võinud jääda, on minu arvamus. Kas on veel sõnasoovid? Nii, nüüd küsin, kes on selle poolt, et eelnõusse kirjutada vallavalitsuse liikme hüvitiseks 500 eurot kuus? Palun käega märkuma anda. Üksteist. Kes on selle vastu? Kes on erapooletud? 2. Jah, nii, ettepanek määrata vallavalitsuse liikme hüvitiseks 500 eurot kuus, sai 11 poolthäält. Kas on nüüd? Ettepanekud eelnõu kohta? Hääletusele. Panen lõpphääletusele. Panen eelnõu Kuusalu vallavalitsuse liikmete hüvitise määramine hääletusele. Kes on selle poolt, et määrata Kuusalu vallavalitsuse liikme välja arvatud vallavanem hüvitiseks 500 eurot kuus? Palun käega märkama. 11. Kes on vastu? 5. Kes on erapooletud? 1. Otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Kohaliku omavalitsusüksuse esindajate ja asendusliikmete nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse ja Kuusalu vallavolikogu ja Kuusalu vallavalitsuse esindajad ja asendusliikmed Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse. Kas on ettepanekuid? Mul on ettepaneku nimetada Valdade ja Linnade Liidu üldkoosolekule meie esindajateks volikogu esimees Ulve Märtson ja vallavanem Terje Kraanvelt ja nende asendajateks Arnold Tuurma ja Kaupo Parve. Valdade ja Linnade Liidu volikogus võiksid Kuusalu valda esindada siis vallavanem Terje Kraanvelt ja tema asendajaks võiks olla volikogu esimees Ulve Märtson.
Harjumaa Omavalitsuste Liidus võiks siis vallavolikogu esindajaks olla volikogu esimees Ulve Märtson ja tema asendajaks aseesimees Arnold Tuurma. Ja vallavalitsuse esindajaks Hollis vallavanem Terje Kraanvelt ja tema asendajaks Kaupo Parve. Kas on veel ettepanek? Kas on küsimusi? Ettepanek, repliike? Ei ole. Panen hääletusele ettepaneku nimetada Kuusalu valla esindajaks linnade ja valdade liidu üldkoosolekul Ulve Märtson ja Terje Kraanvelt ning esindajate asendajateks Arnold Tuurma ja Kaupo Parve. Nimetada Kuusalu valla esindajaks Eesti linnade ja valdade liidu volikogus Terje Kraanvelt ja tema asendajaks Ulve Märtson. Nimetada Kuusalu vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Ulve Märtson ja tema asendajaks Arnold Tuurma. Nimetada Kuusalu vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Terje Kraanvelt ja tema asendajaks Kaupo Parve. Kes on selle poolt? Palun käega märku. Kes on selle vastu? Kes on erapooletud? 5. Sellega on ettepanek sisse viidud ja panen hääletusele otsuse eelnõu. Kohaliku omavalitsusüksuse esindajate ja asendusliikmete nimetamine. Nimetada Kuusalu valla esindajaks Eesti linnade ja valdade liidu üldkoosolekul Ulve Märtson ja Terje Kraanvelt ja esindajate asendajateks Tuurma ja Kaupo Parve. Nimetada Kuusalu valla esindajaks Eesti linnade ja valdade liidu volikogus Terje Kraanvelt ja tema asendajaks Ulve Märtson. Nimetada Kuusalu vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Ulve Märtson ja tema esindajaks Arnold Tuurma. Nimetada Kuusalu vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Terje Kraanvelt ja tema asendajaks Kaupo Parve. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. 12. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 5. 17. Seega otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Kuusalu vallavolikogu esindajate määramine koolide hoolekogudesse. Kas on ettepanekuid? Ja hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilase, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel. Ja Kuusalu vallavalitsuse poolt ja üldhariduskoolide ja huvikoolide hoolekogudesse peab kuuluma koolitaja esindaja. Ja Kuusalu vallavalitsuse poolt teen ettepaneku Kuusalu keskkooli hoolekogusse juhtiva haridusspetsialisti Anu Kirsmani, Olga kooli hoolekogusse ka juhtiva haridusspetsialisti Anu Kirsmani, Vihasoo lasteaed algkooli hoolekogusse teede- ja majandusspetsialisti Madis Praksi, Kuusalu Ugo Leppnurme Kuusalu kunstide kooli hoolekogusse volikogu liige Urmo Ristisaar. Esitan digitaalselt. Kas on veel ettepanekud?
Kas on küsimusi? Korra tahtsin küsida seda lihtsalt, et kas neid nimesid siia eelnõu sisse varem esitada on mingi konkreetne takistus või miks me seda topelt hääletamist siin kogu aeg teeme? Tulla ju ka siit volikogu liikmete poolt. Vastus on see, et need ettepanekud võib ka tulla ju volikogu liikmete poolt jooksvalt siin laua taga. Ja see võimalus ei ole ära võetud. Sellega ei võeta ära jah, aga kui eelnõus on juba ühed nimed olemas, siis on võimalik volinikul juba eelnevalt oma seisukoht kujundada, et selles mõttes julgustaks, et kui nimed on teil juba eelnevalt ju olemas ja kokku lepitud, siis ei ole ju probleemi neid ka juba eelnõudesse ennem väljasaatmisel juba esitada. See ei võta kellegi volinikult ära õigust oma ettepanekuid loomulikult koha peal esitada. Nõus. Aitäh. Kas on veel ettepanekud? Küsimusi? Repliike? Panen ettepaneku määrata Kuusalu volikogu esindajad koolide hoolekogusse järgmiselt. Kuusalu keskkooli hoolekogusse Anu Kirsmann, Olga kooli hoolekogusse Anu Kirsmann, Pühasoo lasteaed algkooli hoolekogusse Madis Praks, Kuusalu kunstide kooli hoolekogusse Urmo Ristisaar. Kes on selle ettepaneku poolt? Kes on vastu? Kes on erapooletud? 4. Seega panen eelnõu Kuusalu vallavolikogu esindajate määramine koolide hoolekogudesse hääletusele. Kes on selle poolt, et määrata Kuusalu keskkooli hoolekogusse Anu Kirsmann, Kolga kooli hoolekogusse Anu Kirsmann, Pühasoo lasteaed algkooli hoolekogusse Madis Praks, Kuusalu kunstide kooli hoolekogusse Urmo Ristisaar. Palun käega märku anda. 14. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 3. Otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Osaühingu lõpetamine. Annan sõna eelnõu esitajale Tiia-Liis. Jah, Kuusalu vallavalitsus siis sai sellise toreda pärimise, seadusjärgse pärimise, mille kohaselt siis kõik eelnevad pärijad keeldusid pärandi vastuvõtmisest ja pärandvara suhtes viidi siis läbi inventuuri järgselt lähisugulased, alanejad, ülenejad loobusid ja vald on see, kes on seadusjärgselt kohustatud siis pärandi vastu võtma. Pärandvara vastuvõtmisega seonduvalt siis selgus, et on üks firma Finexpo, kelle suhtes siis tuli alustada, teha siis kõigepealt krediidiasutuste poole päringud vara osas. Selgus, et varasi, rahasi mitte midagi ei ole ettevõttel ja tuli määrata ka siis lahkunud juhatuse liikme asemele uus juhatuse liige ja alustada siis osaühingu likvideerimist. Lühidalt ma ei oskagi minema selle osaühingu siis likvideerima. Nii ta on. Halb üllatus ta oli ja eks me püüame sellega lõpuni minna. Et meil on siin veel pankrotimenetlused pooleli selle sama
sama siis selle pärandaja suhtes, nii et ma ei oskagi täiendada rohkem. Kas on esitajale küsimusi? Et seal oli juttu ka tsiviilvaidlusest Toomas Mingerist koos. Kas need oli siis sellele isiku suhtes või tema poolt ja sellele tsiviilvaidlus oli, kus üle oli, kus on kaotada? Jaa, siin oli üleval olid erinevad kohtuvaidlused ja vaidlused olid siin nii rahaliste nõuete kui siis ka siis töösuhte lõpetamise nõudest. Nii et üleval oli meil üldse kokku 5 kohtuvaidlust. Ja olid ka nõudesummad üleval, mille suhtes siis praegu veel menetlus jätkub. Et need olid see liiku suhtes siis? Jah. Ma päris detailidesse nagu ei tahaks minna. On veel küsimusi? Jah, Kristjan. Andres. Mis kulud on prognoosib siis selle protsessi osalemiseks või selle kohtuvaidluse kui likvideerimisena? No vald on vastutav ainult pärandvara ulatuses. Nii et vallal muid kulutusi. Likvideerimisprotsess on juba ei, meil ei ole mingeid kulutusi, kuna vald on ise, kui neid teostab siis õigustoiminguid, nii vallal ei ole mingeid kulutusi. Ja ülejäänud osas on siis pärandvara ulatuses, et meil on see pärandvara inventuur on nüüd kohtutäituri poolt tehtud, pankrotiavaldus on sisse antud. Kas on veel küsimusi? Repliike? Rohkem küsimusi ei ole, siis panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et lõpetada osaühing Finexpo registrikoodiga 14221851? Palun käega märku anda. 17. Siis on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 6. Kuusalu vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine. Ja ma teen siin ettepaneku moodustada 6 vallavolikogu alatist komisjoni, milleks siis oleks perioodil 2021 kuni 2025 revisjonikomisjon, eelarve- ja arengukomisjon, keskkonna- ja ehituskomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduse- ja noorsootöökomisjon, ühistegevuse komisjon. Lisaks teen ka parandusettepaneku, et muuta eelnõu punktis 2 sõnastust, mis ütleb, et moodustada komisjonid 10 kuni 15 liikmelised ja asendada seal 10 kuni 15, 13 kuni 18 liikmelised. Kas on teisi ettepanekuid? Kas on küsimusi? Jah. Aitäh, mul oleks küll küsimus, et olles erinevaid komisjone volikogus juhtinud, siis minu puhul mõtleb, et mida suurema arvuline see komisjon on, seda suuremaks jututoaks ta võib minna ja väga töiseks ei lähe. Küsin, et mille pärast seda liikmeskonda nüüd veel paisutab? Kui me arvutasime praegu volikogu liikmete arvu ja proportsioone valimisliitude ja erakondade vahel, siis meil need komisjonid nagu väga väiksemaks ei kippunud kujunema. Et puht aritmeetiline? No
üks nagu argument oli näiteks see, et kui volikogusse saadi üks koht, siis selle suhtarvu järgi oleks see näiteks tähendanud 0, inimest, 0,6. Ikkagi eeldame, et see erakond või liit siis ikkagi vääriks selles komisjonis ühte kohta. Aga siis tulevad ka nende teiste proportsioonid sealt erinevad, et... See mõistlik argument on see, aga see proportsionaalsus on ju soovituslik praegu. Koks ütleb, et tuleb esimehel arvestada sellega. Ja, no, eks me ju siis mingil moel seda arvestamegi, et me ei saa ju öelda, et üks Kuusalu, ettevõtlik Kuusalu minge laenake nüüd Reformierakonna käest näiteks 0,2, et siis leppige kokku. See on 0,9 kokku. Jah, palun. Nii. Kas on küsimusi veel? Repliike? Sõnavõtte ei ole. Seega panen parandusettepaneku hääletusele. Kes on selle poolt, et moodustada komisjonid, välja arvatud revisjonikomisjon 10–18 liikmelisena. 13–18 liikmelisena, jah, minu viga. Sealhulgas komisjoni esimees ja esimees. Palun käega märku anda. – 12. Kes on vastu? Kes ei hääletanud? Kes on erapooletud? Kes ei hääletanud? Üks. Seega muudatusettepanek on vastu võetud ja muudatus viiakse otsuse eelnõusse sisse. Järgmisena panen muudetud otsuse eelnõu Kuusalu vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine hääletusele. Kes on selle poolt, et moodustada Kuusalu vallavolikogu juurde perioodil 2021–2025 järgmised alatised komisjonid: revisjonikomisjon, eelarve- ja arengukomisjon, keskkonna- ja ehituskomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduse- ja noorsootöökomisjon, ühistegevuse komisjon ja muuta punkt 2 sõnastust, moodustada komisjonid, välja arvatud revisjonikomisjon 13–18 liikmelisena, sealhulgas komisjoni esimees ja aseesimees. Palun käega märku anda. – 12. Kes on vastu? Ei ole. Kes on erapooletud? 4. Kes ei hääletanud? 1. Seega on otsus vastu võetud. Nüüd ma küsin, et kas volikogu liikmed on nõus? Võib, ikka, jah. Kas siin see vahemik, mis 13–18 võrras erinevate komisjonide koosseisudes, siis läheb nii-öelda Reformierakonna 0,8 mingi teise erakonnaga siis liikmiseks või lahutamiseks? Kui see teie argument, mis enne öeldud, see on proportsionaalsus, siis pole mingit vahemikku vaja erinevates komisjonides. No, see kommenteerida. Et kui volikogu esimees lubab, siis olles volikogu esimees saab lubada, jah. Et olles rehkenduse ja loogika juures, siis kõigepealt jällegi eelnevatest perioodidest, et sellised komisjonid, kus on 15 ja rohkem liiget, on meil täiesti olnud olemas ja nad töötavad kusjuures. Ja mida rohkem on komisjonides liikmeid, seda suurem on ka meie kaasatus otsuste tegemisse. Nii et jah, loomulikult ei saa neid lõputult paisutada, aga see praegune piirmäär ei ole ka üle mõistuse suur.
kui mõnel poliitilisel jõul ei tulnud 1% välja, ütleme 1 kohta välja, siis loomulikult need ümardati üles ja kõik poliitilised jõud on esindatud. Ehk siis me pidasime silmas ikkagi KOKS-is sätestatud põhimõtet järgida proportsionaalsust. Et siis erinevates komisjonides on erinev proportsionaalsus? Ei, pisut varieerub. No jah, seal on väike vahe, aga põhimõte on ikkagi see, et me komakohtadega, kui on alla 1, et loomulikult need ümardati kõik 1. Mõnes komisjonis võib juhtuda siis, et ei ole. Aga ärme tõtta asjast teemadest ette, et kohe varsti on tõe hetk. Veel küsimusi, repliike? Jah? Pööraksin nii volikogu liikmetele ühte tähelepanu, et ega volikogu komisjon on volikogule nõuandev organ. Ega seal tema otsust põhimõtteliselt ei pea volikogu aktsepteerima. Ei ole väga pingestada seda küsimust. Aitäh. Veel repliike? Nüüd ma küsin, et kas volikogu liikmed on nõus, kui me menetleme päevakorrapunktid 7, 8, 9, 10 ja 11 korraga koos. Siis ma küsin nüüd järjest komisjonide kohta. Palun esitage eelarve ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaate. Jah, ma tahan. Ettepaneku nimetada eelarve ja arengukomisjoni esimeheks Urmas Kirks. Kas ma teen teise ettepaneku ka? Ära veel. Kas on veel ettepanek? Aus kannab. Kandidaati või? Kuna meil on selleks, et valimised läbi viia ja valida esimees ja aseesimees korraga vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. Ja kuna rohkem kandidaate ei tundu olema, vähemalt praegusel hetkel, siis omalt poolt sean üles eelarve ja arengukomisjoni esimehe, aseesimehe kandidaadiks Martin Urvan. Kaks hariduse ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid. Lähen. Mul on ettepanek valida, nimetada kandidaadiks hariduse ja noorsootöökomisjoni esimehe kohale minu hea noor kolleeg Ilvar Teeriksoo. Kas on veel ettepaneku? Jah. Mul on ka ettepanek. Proua volikogu esimehele, et teen ettepaneku nimetada hariduse ja noorsootöökomisjoni aseesimeheks oma kogenud ja hea kolleegi Enn Kirsmani. Palun esitage sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaat. Et selges mõttes. Teen ettepaneku nimetada sotsiaalkomisjoni esimehe kandidaadiks Enn Kirsman. Kas on veel ettepanekuid? Palun, Ilvar. Ettepaneku nimetada sotsiaalkomisjoni aseesimehe kandidaadiks Helges Mändmetsa. Palun esitage ühistegevuse komisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaat. Teen ettepaneku nimetada ühistegevuse komisjoni esimehe kandidaadiks Urmo Restisaare.
kas on veel ettepanekuid? aitäh. Jah, Urmo. Teen ettepaneku nimetada ühistegevuse komisjoni aseesimeheks Ulve Märtson. Palun esitage keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid. Mul on ettepanek. Teen ettepaneku nimetada keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe kandidaadiks. Kas on veel ettepanekud? Mul on ettepanek nimetada keskkonna- ja ehituskomisjoni aseesimeheks Ain Pae. Küsin, kas kõik kandidaadid on nõus kandideerima? Kas on kandidaatidele küsimusi? Selleks, et saaksime valimised läbi viia, on vaja moodustada häälte lugemiskomisjon. Kas võiks ühe repliigi öelda? Aitäh. Et minu repliik koosneb nüüd nõnda, et ma olen volikogu liige olnud vahelduva eduga juba möödunud sajandist. Ja kõik me täna siin laua äärde kogunenud, meil on oma valijaskond ja meil on valimismandaat. Väga inetu situatsioon kujuneb välja praegu, kui niinimetatud, kui liivakasti mängima ei võeta, siis ei osaleta aktiivselt volikogu töös ehk ei esindata oma valijaskonda. Ma ei tea, kas tänane koalitsioonileping ehk üks valla juhtimise alusdokumente kehtib või ei kehti, aga viimati ma lugesin sealt välja, et 2 komisjoni, ehituskeskkond ja sotsiaalkomisjon, mehitavad opositsioon. Täna sellist ettepanekut koalitsiooni poolt ei tulnud. Repliigi korras ütlen, et mina isiklikult olen saanud valijaskonnalt mandaadi mitte osaleda liivakastimängudes, vaid panustada oma võimete piires volikogu töösse. Olin nõus kandideerima nii keskkonna- ja ehituskomisjoni esimeheks kui ka sotsiaalkomisjoni esimeheks. Aitäh! Aitäh! Nii, lähme siis ikkagi edasi. Valimise läbiviimiseks on meil vaja moodustada häälte lugemiskomisjon. Teen ettepaneku moodustada häälte lugemiskomisjon 3-liikmeline. Liis Jürgenson, Veronika Laende, Esta Nurmsalu. Olete nõus? Jah. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole. Küsin volikogu käest, kes on selle poolt, et moodustada häälte lugemiskomisjon koosseisus Liis Jürgenson, Veronika Laende, Esta Nurmsalu. Palun käega märku anda. Palun häälte lugemiskomisjoni tutvustada valimiskorda. Valmistame jälle ette siis valimissedeli. Valimissedelid on meil seekord erinevad värvid, nimed peale ja igal volikogu liikmel on siis iga kandidaadi juures üks hääl. Iga komisjoni. Iga komisjoni juures. Et me teeksime väikese vaheaja. Mis see vaheaja pikkus on? Vaheaeg 10 minutit.
tähelepanu. 40 ja 4, 60. Meil on valimissedelid 5 kaupa pandud ja allkirja vastu me anname sellised paketid, kus on eraldi sisse kirjutatud siis kõikide nimed, kes siis osalevad esimeste kohale kandideerimisel. Ja me anname allkirja vastu, anname siis kõigile selle valimiste lehe ja siis, kui tulete siia kasti panema, siis paluks esitada ükshaaval igale valimissedelile, me paneme templi peale. Nii, palun.
oli igal 43. keskkoolis oli siis niisugused klassirühmad, kes valisid numbreid. Tallinnas? Tallinnas? Ja. Ja vist praegu on Lepistikku, mis selle
kell 4. muidugi ka teoreetikuna kohe on. häälte jagamiskomisjoni protokolli. Kuusalu vallavolikogu eelarve ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Kohal viibis 17 volikogu liiget, liikmete nimekirjas 19 volikogu liiget, hääletussedeli sai allkirja vastu 16 volikogu liiget, valimiskasti avamisel oli kastis 16 sedelit, neist 6 olid kehtetud. Häälte lugemisel selgus, et Kuusalu vallavolikogu eelarve ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid said hääli järgmisel. Urmas Kirtsi 9 poolthäält, 1 vastu. Martin Urva 1 poolthääl, 0 vastu. Seega valiti Kuusalu vallavolikogu eelarve ja arengukomisjoni esimeheks Urmas Kirtsi ja aseesimeheks. Aritmeetiliselt sassis ei ole või?
9+1+1 on 1. Midagi valesti ei ole aritmeetikaga. Ei, Margus, kõik on õigesti. Kuidas aritmeetika vale on? 9+1+1 on 11 ja 6. Siis on nagu üks hääl valesti. Ja 17 häält. Ja mina ei osalenud üldse, ma ei võtnud sedeleid välja. Ei, siis 16 võeti välja. Kehtetuid oli 16 sedelit. Ja üks on üle. No ikkagi Urmas, mul on aritmeetikaga veel natuke on. Aitäh, Margus, hakkame otsast peale. Teeme. Mul on selge. Iga sedeli tohib üks rist olla ainult. Jaa, ainult üks. Selle jutt käib siu. Nüüd siis ettepanek valimiskomisjon välja vahetada. 8 poolt. Me istume siin nüüd see. No nii ma istume. 7 kehtetud. Nii, aitäh. Nii. Siis hariduse ja noorsootöö komisjon. Kuidas see hääletab? Kuidas see nüüd oli? Urmas Kirtsi poolt oli 8, 1 vastu. Martin Urva poolt 1. Sedeleid oli 16 ja kehtetuid 7. Ikka ei lappi. Kehtetud sedeleid ei saa 7 olla, kelleks 1 ei võtnud välja ju. Oli, ära pinguta. Lähme edasi. 16 peab kokku olema. 16 täpselt. 8+7+1. Mis on 16. On ju õige. Ja kohal on 17 volikogu liiget, üks ei võtab välja, et Margus. 90 lugemine ei lähe. Läksin vähe ära. Hakkasid suure numbri tulema. Oota, kui Urmasel oli 9 poolt ja 1 vastu. 8 poolt. 9, siis on 9 hääl. Plus 7 vastu on 16. 16 sedelit võeti välja, kehtetuid on 7. Urmasel oli siis 9. 8 poolt, 1 vastu. Lugege nüüd sedelite pead need asjad kokku, mitte protokolli paberi peal. Oli rikutud. Ei saa olla, jah. 9 + 1 on 7. 25 arvutada. 8 + 1 on 9. Jah, ja Martinil oli 1 hääl. 9 + 1 on 7. Ikka ei klappi. Ikka ei klappi, jah. 6 kehtetud. Lugege sedelid üle, palun, mitte protokolli paberit. 6 kehtetud. See on hoopis teine seis. Mitu Veronika on? 8 Urmase poolt. Ma arvan, et meil tuleb uus komisjon valida. Mitu vastu? Jah, mul on ka selline ettepanek juba varuks. Nii, Martin Urva poolt 1 vastu. Nii, kehtetuid 6. Ja valimiskastis oli 16. Jah. Nüüd peaks klappima. Protokollis klappima paneks. Nii, siis järgmine on hariduse ja noorsootöö komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletussedeleid sai allkirja vastu 16 volikogu liiget. Valimiskasti avamisel oli kastis 16 sedelit ja neist 6 sedelit oli kehtetud. 10. Nii, mis numbri sa siia võtad? 8 seda. Ilvar Teerikson poolt hääle oli siis 8 sedelit. Ühtegi sedelit ei olnud vastu. Enn Kirsmani poolt oli 1 poolt, 1 vastu. Seekord õnnestus. Ja seekord läks hästi. Nii, seega valiti Kuusalu vallavolikogu hariduse ja noorsootöö komisjoni esimees Ilvar Teeriksoo ja aseesimeheks Enn Kirsman. Nii, järgmine on siis sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Valimiskasti avamisel oli kastis 16 sedelit. Neist 5 olid kehtetud. Ja häälte lugemisel selgus, et Enn Kirsmani poolt oli 9,
1 oli vastu ja Helger Mändmetsa poolt oli 1 ja 0 oli vastu. Enda poolt ei hääletanud. Seega valiti sotsiaalkomisjoni esimeheks Enn Kirsmann ja aseesimeheks Helger Mändmets. Helges, vabandust. Nii. Ühistegevuse komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletussedeleid oli kasti avamisel 16. Kehtetuid oli 6. Häälte lugemisel selgus, et Kuusalu vallavolikogu ühistegevuse komisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid said hääli järgmiselt. Urmo Ristisaar 8 poolthäält, 0 vastu ja Ulve Märtson 2 poolt, 0 vastu. Seega valiti Kuusalu vallavolikogu ühistegevuse komisjoni esimeheks Urmo Ristisaar ja aseesimeheks Ulve Märtson. Nii, ja viimane on siis keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Valimiskasti avamisel oli kastis 16 sedelit, kehtetuid oli 6. Häälte lugemisel selgus, et Martin Urva sai 8 poolthäält, 0 vastu ja Ain Pae sai 2 poolthäält, 0 vastu. Seega valiti Kuusalu vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni esimeheks siis Martin Urva ja aseesimeheks Ain Pae. Ja Kuusalu vallavolikogu häälte lugemiskomisjon koosseisus siis Tiia-Liis Jürgenson, Esta Nurmsalu ja Veronika Laende. Me oleme liitnud, lahutanud, kontrollinud ja nüüd ma küsin, kes on selle poolt, et kinnitada häälte lugemiskomisjoni protokoll. Palun käega märku anda. Enam kindel. Ma ei saa enam kindel olla. Protokollid. 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ainult erapooletud. Erapooletud. Indrek poolt. Siis on 12 poolt. Ma olen ka erapooletud. Ma ei ole kindel enam. Hakkame see otsast. Kes on selle poolt? Margus, palun, tule loe kõik seda. Ei, pane uuesti hääletada, kui sul on. Ma ei usalda ise ennast, selles on asi. Nii, kes on selle poolt, et kinnitada häälte lugemiskomisjoni protokollid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kes on selle vastu? Kes on erapooletud? Kes on kõik? Õnnitleme see valitud komisjonide esimehi ja asemehi. Soovime jõudu uues ametis. Jõuame päevakorrapunkt number 12 juurde. Kuusalu vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine. Palun eelarve- ja arengukomisjoni värskel esimehel Urmasel määrata komisjoni liikmete arv ja nimetada liikmed. Head volikogu liikmed, et kuulsin ühelt täiesti suvalise volikogu kunagiselt aseesimehelt, et volikogus olevad poliitilised jõud võivad esitada igasuguseid kandidaate. Komisjoni esimees moodustab komisjoni ikkagi oma suva järgi, moodustades meeskonna. Et kinnitan teile, et meie nii ei käitu. Ja seega teen ettepaneku moodustada eelarve- ja arengukomisjon 17 liikmesena. Ja komisjoni liikmed oleksid järgmised. Urmo Ristisaar, valimisliit Ühine Kodu. Urmas Paomees, valimisliit Ühine Kodu. Siim Nurk, valimisliit Ühine Kodu. Sander Valdma, EKRE. Ranna Pool, EKRE. Martti Hääl, 1 Kuusalu vald. Heino Jonolainen, 1 Kuusalu vald. Andres Heinver, 1 Kuusalu vald. Ivar Lipsmäe, 1 Kuusalu vald. Sander Aasna, Eesti Reformierakond. Werner Lootsman, Keskerakond. Argo Saul,
valimisliit Ettevõtlik Kuusalu. Joosep Mürk, Kuusalu noortevolikogu liige. Helena Siemann, ekspert. Kalmer Märtson, ekspert. Urmas Kirtsi, Ühine Kodu ja Martin Urva, Ühine Kodu. Aitäh! Kas on Urmasele küsimusi? On üks küsimus. Seoses sellega, et olles kirjas, kus paluti, et me saadaksime, oli välja osad inimesed, keda nimetatakse, on eksperdid, aga samal ajal ei ole ühelgi valimisliidul või erakonnal takistust omalt poolt eksperti siis nimetada, et me ei pea oma, ma ei tea, Reformierakond ei pea ilmtingimata Reformierakondlast nimetama. Ja seetõttu minul tekkis küsimus selle proportsionaalsuse kohta, et miks ikkagi antakse need lisavõimalused nimetada eksperte siis koalitsioonil, kuigi nad võiksid juba selle tavalise arvu sees need eksperdid ära nimetada. Vastus küsimusele. Kõigepealt eksperdid on lisatud komisjoni koosseisu selleks, et tõsta komisjoni töö kvaliteeti. Ja kuna mõlemad eksperdid ei ole osalenud kohalikel valimistel, siis me hindame neid kui poliitiliste jõudude väliseid isikuid. Ja aga ütleme niimoodi, et see on koalitsiooni otsus niimoodi teha. On veel küsimusi? Korra küsiks selle eksperdi kohta, et Kalmerit ma isiklikult tunnen ja aga teist eksperti täpselt ei tea, et äkki selgitab ta taustava ära, et see ekspertiis, milles see seisneb? Et minu teada Helena Siemann on MKM-i ametnik, kes tegeleb majandusküsimustega. Täpsemalt eelarvestamise küsimustega. Terje oskab. Ja ta on soovitatud vallavanema Terje Graanfeldi poolt. Usaldus Terje Graanfeldi suhtes on olemas. Kas on veel küsimusi? Repliike? Lähme edasi. Palun hariduse ja noorsootöökomisjoni esimehel Ilvar Teeriksol määrata komisjoni liikmete arv ja nimetada liikmed. Aitäh. Moodustada haridus- ja noorsootöökomisjon 17-liikmelisena. Lisaks siis minule ja Ennule, kes on komisjoni esimees ja aseesimees ühisest kodust, valimisliit ühisest kodust, Astrid Meister, Priit Tammets, Mart Laantere, Ott Kask, EKRE-s Sulev Valdma, valimisliit Üks Kuusalu vald, Indrek Link, Janne Gerdo, Kristina Raidla-Puhm, Liisbet Kallakmaa, Eesti Reformierakonnast Ilona Mägi, Eesti Keskerakonnast Hilleri Treisalk, valimisliidust Ettevõtlik Kuusalu Reelika Saaron, noortevolikogust Klaara Saar ja ekspertideks on Kuusalu keskkooli juht Kristi Tarik ja Kuusalu noortekeskuse juht Krista Allik. See on küsimusi Ilvardile. Ei ole. Kas on repliike? Ei ole. Palun sotsiaalkomisjoni esimehel Enn Kirstmanil määrata komisjoni liikmete arv ja nimetada liikmed. Ka siis pidulikult püsti. Lisaks siis äsja valitud esimehele ja aseesimehele, kes mõlemad juhtusid olema valimisliidust Ühine Kodu, on Ühine Kodu esitanud veel komisjoni liikmete kandidaatideks Kaupo Parve, Tiina Viirna, Kristi Vetemaa ja Kaido Zelleri. EKRE liige komisjonis Sander Valdmaa valimisliidust Üks Kuusalu vald on liikmed Tanel Tomson, Kerli Palu, Mihkel Tiks ja Kristiina Raidla-Puhm. Eesti Reformierakonnast Mairika Rajaveli, Eesti Keskerakonnast Laivi Kirsipuu, Eesti Vabaerakonnast Marika Tuus-Laul, Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast Marika Tuus-Laul, Eesti Keskerakonnast Mairika Rajaveli, Eesti Reformierakonnast Mairika Rajaveli, Eesti Keskerakonnast Laivi Kirsipuu, Eesti Keskerakonnast
ja valimisliidust Ettevõtlik Kuusalu Jaana Ränk. Keda ei ole seal kirjas. Miks ei ole? Kus kohast on? Vabandust. Kuusalu noortevolikogu esindaja sotsiaalkomisjonis on Kertu Saakpak ja ekspertideks on siis Kuusalu valla perearst Susanna Kari ja Tervise Arengu Instituudi spetsialist, võib-olla isegi vanem spetsialist, ma võin siin ametinimetuses eksida, Külli Luuk. On küsimusi Ennule? Ikka. Palun ühistegevuse komisjoni esimehel Urmo Ristisaarel määrata komisjoni liikmete arv ja nimetada liikmed. Ettepanek ühistegevuse komisjon teha 17-liikmelisena. Esimees siis olen mina, Urmo Ristisaar, Valimisliidust Ühine Kodu. Aseesimees Ulve Märts on Valimisliidust Ühine Kodu. Liige Rain Käärst, Valimisliit Ühine Kodu. Helges Mändmets, Valimisliit Ühine Kodu. Tiina Viirna, Valimisliit Ühine Kodu. Urmas Paamees, Valimisliit Ühine Kodu. Arno Tuurma, EKRE. Tanel Tomson, 1 Kuusalu vald. Risto Palu, 1 Kuusalu vald. Karl Agapuu, 1 Kuusalu vald. Mihkel Tiks, 1 Kuusalu vald. Katre Karu, Reformierakond. Mairika Rajaväli, Reformierakond. Jaan Roolaid, Keskerakond. Janek Markevitš, Ettevõtlik Kuusalu. Uku Aasrand Kuusalu noortevolikogust ja Ulvi Rand ekspertiks. Küsimusi Ristole? Urmole? Repliik? Ei ole. Palun keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehel Martin Urval määrata komisjoni liikmete arv ja nimetada liikmed. Nii, siis ehitus- ja keskkonnakomisjonis on 17 liiget. Esimene siis on Mart Sestverk, Valimisliit Ühine Kodu, Lauri Laupmaa, Valimisliit Ühine Kodu, Mart Reimann, Valimisliit Ühine Kodu, Joonas Kürge, Valimisliit Ühine Kodu, Ranno Pool, EKRE, Risto Palu, 1 Kuusalu vald, Ulgar Pärn, 1 Kuusalu vald, Anne Kallakmaa, 1 Kuusalu vald, Märt Sillaste, 1 Kuusalu vald, Henri Reitalu, Reformierakond, Jaanus Hein, Keskerakond, Kaido Hagistrom, Ettevõtlik Kuusalu, Valimisliit Susanna Säär, Kuusalu noortevolikogu ja ekspertidena on Sirje Potissepp ja Raul Valgiste. Kas on küsimusi Martinile? Kas on selle eelnõu kohta küsimusi? Repliike? Panen otsuse eelnõu Kuusalu vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine hääletusele. Kes on selle poolt, et esitatud nimekirjas kinnitada? Palun märku anda käega. 16. Kas keegi tõstis siitpoolt veel käe või? Ennem siin keegi oli käsi all. Tõstke uuesti. Kas Indrek oli, ennem ei olnud 17 siis? Aitäh. Otsus on vastu võetud. Oleme jõudnud infoni. Järgmine volikogu istung toimub 12. jaanuar 2022 ja hommikul 8:15. Mis kell? On kellelgi soov veel infot edastada? Anu Kirsman ütles, et kõikide koduste laste kommipakid
ootavad siin vallamajas lasteni viimist, et kui teil on teate oma külas või oma tuttavaid, kelle pakid siin võivad olla, et siis aidake nendel siis lasteni jõuda. Istung lõppenud, loen istungi lõppenuks. Rahulikke jõule ja head vana aasta lõppu.